Vaatame, millise slaidi juurde me jäime. Nii, ühesõnaga me rääkisime enne lõunat siis kukkumiskaitsesüsteemidest ja tegelikult panen korraks veel see nimepidi ette. Ja jõudsime siis sinna, kus meil on nüüd see ankurduspunkt pandud või võib-olla ka liiniga variant, et on mitu punkti ja tross on vahepeal, siis juhtub selline olukord, kus meil on see ankurduspunkt vales kohas. Ehk siis nagu panime ilusti, aga samas inimene läheb nurga juurde ja niipea, kui ta sellest nurga juurest näiteks teise kohta liigub, ehk siis siia keskala poole, siis tal tekibki võimalus alla kukkuda. Ja nagu enne ütlesin, nüüd on vaja päästeplaani. Mis see tähendab? See tähendabki seda, et juhul, kui see inimene, kes katusele läheb ja tal on võimalik alla kukkuda, peab tal olema päästeplaan. Esiteks kunagi ei tohi minna üksi katusele, vähemalt 2 inimest või rohkem. Ja kui nüüd töökaaslane või ise alla kukutakse, peab saama ära päästa. Ja ükskõik, kuidas pidi ma seda seletan, kui see ankurduspunkt on vales kohas, siis nad ei ole selleks päästeplaaniks ette valmistunud, sellepärast et nende arvates töötab see süsteem ka niimoodi, et nad ei saagi kukkuda. Ma proovin seda nii-öelda ühe ja teise nurga alt seletada, sest et võib-olla kes esimest korda selle teema kokku puutub, siis see nagu on võib-olla natukene keeruline mõista, et milles see teema on. Ühesõnaga, kui meil nüüd see pilt siin on, eks ole, ja siin inimene siin nüüd on rippumas tühjuses, siin on veel näiteks, ütleme, et tal näiteks veel 7 meetrit näiteks allapoole ruumi, siis nüüd, kui päästeplaani ei ole, mis esimene mõte on? Helistame Päästeametisse, eks ole, tulge appi. Nagu ütlesin ennem, inimese seinalt alla võtmiseks on aega jämedalt öeldes 15 minutit. Esimene probleem on see, et inimest üles tõmmata ei saa. Füüsiliselt, füüsikaseadused ei võimalda seda, et teil on vaja kas väga kerget inimest ja väga palju inimesi, et üles vinnata, aga üldjuhul ei ole see võimalik. Et näiteks ollakse 3-4 katusel ja üks inimene jääb rippuma, teda üles ei vinna sealt seina pealt. Ja juhul, kui ta kaotas teadvuse, on see eriti hull. Seega inimese peab igal juhul saama seina pealt alla võtta. Ja nüüd, kui Päästeametis helistada, siis loomulikult nad ju tulevad nii kiiresti, kui suudavad. Reageerimisaeg vist ametlikult oli neil 9 minutit, aga see ei ole kõrgpääste võimekusega auto, ehk siis ta ei ole see pikk korvauto. Et neid on Eestis ainult 2 ja see tähendab seda, et neid ei jõua igale poole Eestisse. Ja mitte selle veerand tunni jooksul, nad ei jõua peaaegu kuhugi. Ehk siis, kui inimene on piisavalt madalal, ripub nii-öelda, ainult sellisel juhul jõuab Päästeamet ta õigel ajal alla võtta, enne kui ta saab püsivaid tervisekahjustusi või sureb. Muul juhul peab olema, niikuinii peab olema, et kui ripub, peab olema see päästeplaan, et okei, mis on need sammud, kuidas inimene alla võtta veerand tunni jooksul, ilma et Päästeamet näiteks kohale jõuab. Miks veerand tundi? Sellepärast, et rakmetes rippudes veri jääb kinni. Ja kui inimene rakmetest pärast alla võtta, siis see saastunud veri pääseb kõik kehasse ühe korraga liikuma ja inimene sureb selle kätte ära. Pluss sõltub, kas ta oli teadvuse kaotanud või mitte, samamoodi on aju-verevarustuse häired, millega võib saada muid kahjustusi igasuguseid, isegi kui ellu jääb. Et seal on hästi palju küsimusi. Seetõttu on see selline ümmargune number, ütleme veerand tundi. Ja nüüd ongi see probleem, et see inimene ripub, siin on võib-olla 12 tselli veel, eks ole, ja ainuke asi, mida teha ostetakse, on helistada Päästeametisse. Ja kui nad ei saa selle aja jooksul aidata, on väga suur probleem. Ja see probleem ongi tekkinud sellest, et me projekteerisime ja paigaldasime selle süsteemi valesse kohta. Et üldse tekkis võimalus alla kukkuda.
Sest nagu ma ennem ütlesin, enamik arvab, et on projekteeritud ja ehitatud ja kasutada ka seda süsteemi, mis on takistav süsteem, ehk üle ääre ei saagi. Aga seesama süsteem, nagu ütlesin, muutub selleks peatavaks süsteemiks, kui tekib võimalus kukkuda. Süsteem toimib, süsteem aitab, peatab kukkumise, aga probleem on ikka ja väga suur. Mis meil teha tuleb? Tuleb projekteerida see asi õigesse kohta. Vaatame siit mõne teise tühja ruudukese jooniste vahele. Nii, kuidas me joonistame? Joonistame jälle ühe katuse, teeme siis, nagu ta meil enne oli punane katus, eks ole, roheline, okei, las olla roheline siis, las olla roheline katus. Roheline katus, eks ole. Nii. Kuhu käib kukkumiskaitsesüsteem, ütleme siis nii, oleks õige öelda. Teeme siis kukkumiskaitsesüsteemi seekord punaseks. Kukkumiskaitsesüsteem käib ohualasse, seal, kus on oht. Juhul, kui teil katus ongi selline kandiline, nagu ta praegu on, siis ütleme, et see on suhteliselt suur katus, ütleme selline mitukümmend meetrit. Siis see vahemaa siin on 2 meetrit suurusjärk. Tõenäoliselt siin käib liin ka peal veel, turvaliin nii-öelda. See tross nii-öelda, mida ma näitan pilte ka kohe. Ehk see on nüüd see ohutu, te muudate selle ala ohutuks. See on ohtlik ala, viirutame siniseks. See 2 meetrit siin on ohuala. Siin on vaja olla turvaliselt kinni. Kui te peate kasutama just nimelt sellist, kas ankuruspunktidega või ankuruspunktid pluss siis see liin, tross, seda süsteemi, siis see ümmarguselt 2 meetrit on see ala, millest servast eemale tuleb see süsteem paigaldada. Seda ei saagi mujale üldse paigaldada. Kohe vaatame pilte, kuhu see on paigaldatud Eestis enamasti, aga reaalsuses peab see olema 2 meetrit servast. Ja see tähendabki seda, et vaat siin keskel, siin ei ole mitte mingisugust vajadust kinni olla. Aga väga tüüpiline on see, et vaat siia paneme selle ankurduspunkti või paneme 2 ankurduspunkti ja paneme selle liini ka siia vahele ja nüüd paneme siia külge kinni. Me saame siin olla serva turvaliselt minna siis, kui see on piisavalt pikalt. Aga väga tõenäoline on siis, et me saamegi kuskilt mujalt ulatuma juba alla, kui me servani jõuame. Sest kui me paneme selle liini niimoodi selle lõpuni, siis on see sama olukord, mis ennem, et ma lähen siia on ju, aga niipea, kui ma lähen siit, siis liigun siia poole, siis olen jälle üle ääre või muud sellised olukorrad. Sellepärast peab väga hoolega mõtlema ja aru saama, kuhu see süsteem tegelikult käib. Kustutan selle ära, sest see on roheline, tundub nagu ta õige koht, tegelikult ei ole. Et turvata tuleb ohuala, mitte ohutut ala. Katuse keskel ei ole vaja olla kinni. Et mõnikord on see olukord, kus üritatakse siis seda, et meil on selline, nii-öelda, kas on mingi ettevõtte nõue, et pool peab kinni olema. Keset ka suurt katust, see on täiesti kasutuses, seal ei ole ohtlik. Aga et ikka peab, et nii-öelda, siis sellepärast keegi ilmselt ei saa aru, mis on ohtlik, mis on ohutu ja kuidas see asi kõik töötab. Et ohuala on suurusjärk 2 meetrit. Ja see tähendab seda, et päikesepaneelid käivad kaugemale. Standardis on kirjas selline number nagu, kus ma seda joonistan, kirjutan siia alla, 3 meetrit. Servast on päikesepaneel lamekatuse standardis kirjutatud, aga see on nii-öelda, seda saab natukene väiksemaks muuta ja see sõltubki sellest, kui kaugele süsteem see 2 meetrit saab panna, et see sõltuvalt tootjast see süsteemi kaugus varieerub kuskil 1,8 kuni 2,5 meetri vahepeal. See punane ala, mis ma siia märkisin. See on reaalne paigalduskaugus. Ei ole mitte mingisugust muud servale lähemale paigaldamise võimalust üleüldse olemas. Kui me järgime tootja juhiseid, ohutusjuhiseid, seda, kuidas see süsteem töötab, siis ei saa mitte mingi variandiga paigaldada süsteemi kuhugi lähemale.
aga noh, otsime teile siit kohe mõne pildi siis, kuhu seda süsteemi pannakse. Palun. Teeme punasega, et siis oleks nagu asi selge. Siit selle paneeli alani on objektil mõõtes oli 80 sentimeetrit. Liin tuleb siia keskele, sest mujal ei mahtunud, järgi jääb 40 servani. Palju puudu on? Vähemalt 1,5 meetrit on puudu. Et see on nagu, nüüd ongi küsimus, mis nüüd saab? Nüüd ongi see olukord, kus niipea, kui keegi ennast sinna külge kinni paneb, see süsteem muutub selleks kukkumispeatavaks ehk üle ääre. Kõigile infoks ütlen, ise panin selle süsteemi sinna, minu ettevõte paigaldas ja ma ütlesin kõigile, et see süsteem on kasutuskõlbmatu, seda ei tohi sinna paigaldada, sinna ei või keegi ennast külge panna. Ei, tuleb panna, sellepärast meil on selline projekt, sinna on see joonistatud, üle anda päiksepaneelid ja sinna see käib ja pane maha. Paigaldasin ära ja saatsin kirja lähele. Olukord on selline. Ehk siis, ma joonistan, ütleme selle näitliku variandi siis, mis siis, kuhu siis seda asja tehti, eks ole, selle, et kui meil on siin see katus, nii, ütleme, et oli kandiline, siis päiksepaneelid olid meil kõik siin niimoodi, eks ole, tihedalt täis, niimoodi. Noh, joonistame kõik need ruudukesed siia ära. Siin päiksepaneelid ja projektis, konkreetne projekt. Ja nüüd see siin on joonistatud siia kohta. See, mida te praegu pildil nägite. Ehk siis ongi see 0,4 ja veel vähem isegi ütleme meetrit. Ja see on eluohtlik. See süsteem on kasutuskõlbmatu. Igaüks, kes sinna külge paneb ennast, paneb oma elu ohtu. Esiteks sellepärast, et ta ei saa aru, et see süsteem on eluohtlik. Vaatame teist pilti. Vaatame seda pilti siit. See on sama süsteem. Siin on üks väike nurk, kus on nii-öelda rohkem ruumi. Paneel pole päris nina ees. Et siin on nagu näha väga selgelt seda, et tundub, et päris äge ju. Mis selle süsteemil viga on? Viga ongi selles, et kui nüüd siia ennast, võtame punase, et oleks näha, kui siia nüüd ennast kinni panna, siis siin, see on kõige laiem koht, mis üldse oli. Siin võib-olla on see, ütleme, kirjutame, et siin on 1 meetri, võib-olla on vahet. Et kui ma nüüd siia ennast kinni panen ja tegelikult ma tahan ju minna sinna poole paneele hooldama selles servas, siis mul on see 2 meetrit köit minu küljes. Ükskõik, kuhu ma siin liigun ja näiteks olen seal paneelide pool, tulen tagasi, unustan ära või isegi kui ma koperdan selle trossi otsa siin, turvaliini otsa, ma kukun selle koperdamise tõttu üle ääre. Ja mind ei saada päästa, sellepärast, et ei ole päästeplaani, et kuidas mind sealt seinalt alla saada. See on korterelamu, see on kõrge, redel ei ulatu, tõstuk ei saa ligi, kõik. Ja see on meil siin praegu Eestis see kõige suurem probleem, et meil projekteeritakse ja paigaldatakse süsteeme, mis reaalsuses on kasutuskõlbmatud ja isegi eluohtlikud. Sellepärast projekteerija ei saanud aru, mida tehti, ehitaja ei saanud aru, mida tehti, või kuna ta poolt valikut, siis ta pidi selle sinna paigaldama ja nii edasi. Ja tellija ei tea üldse, et tal on mingi liin, see on hästi turvaline, kõik on olemas, kõik on hästi. Reaalsuses võib see asi heast kaugel olla. Et see on meil reaalne elu objektidel, kus on need päiksepaneelid. Kui päiksepaneele ei ole, siis meil on nii-öelda automaatselt tekib seda ruumi nii-öelda rohkem, et võib-olla isegi paigaldatakse õigesse kohta. Aga niipea, kui paneelid tulevad, niipea jääb meil seda ruumi väheks. Kui teil on küsimusi, täiendusi, täpsustusi, andke julgelt teada.
Et see on väga-väga oluline teema, sest et ma tõesti soovin, et me hakkame õigesse kohta neid asju paigaldama, projekteerima ja paigaldama õigesse kohta, sest et kui tuleb see kukkumiskaitse standard aasta pooleteise pärast välja ja siis on veel rohkem paanikat, kui meil oli lamekatuse standardiga, kus meil oli selle kukkumiskaitse kohta ainult lehekülg või paar, ja siis meil on terve standard ja siis kõik vaatavad, kuidas varem sai hakkama. Toon selle kohta ühe hea näite. Et täna esmaspäeval oli mul päiksepaneelide paigaldajate koolitus ja seal ma rääkisin seda sama asja. Ja saalist väga loogiline küsimus, tüüpiline Eesti ehitaja küsimus, aga milleks seda kõike vaja on? See on tülikas, see on kallis paigaldada, seda peab seal hooldama, sinna peab ennast veel külge panema, et milleks seda kõike? Ma ütlesin talle, et mina tahan õhtul koju minna. Ja enamik teisi tahab ka õhtul koju minna. Ja probleem on selles, et meil on nagu nii-öelda turvaline süsteem on paigaldatud, ta hoiab ka kinni, ta töötab, aga me ikkagi võime väga kergesti surma saada. Sest et see on paigaldatud valesse kohta. Siin on üks küsimus, vaata, mis küsimus on. Kalkkatuste või viilkatuste puhul ohuala ja lahendus. Põhimõtted on kõigil samad. Vaatame, kas meil on aega mõne pildi ka ehk. Et põhimõtted on samad. Need põhimõtted, mis ma praegu räägin, need kaugused on samad, aga tavaliselt need kalkkatused on eramute puhul, siis ka lamekatuste puhul ja kalkkatuste puhul need nõuded ei ole nii karmid ja neid asju saabki lahendada tõenäoliselt lihtsamalt. Aga põhimõtted on samad, ütleme siis nii. Nii, paneme tagasi selle joonise, õigemini pildi hetkel siis. Ehk siis, reaalsuses, kui me ennast siia kinni paneme, siis me olemegi, kus meil see pilt oli siin, nii, pilt on meil ka otsi läinud, siin, et me ei ole seda paigaldanud õigesti. Meil puudub see ohutu ala siin, kus liikuda, milles on asi? Kui me paneme ennast nüüd siia kinni, eks ole, võtame siis mingi rohelise köie, paneme siia kinni, me olemegi siin 2 meetrit siia sissepoole ja 2 meetrit väljapoole. Ehk oleme siin ja siin kohas kasutatakse seda turvalist liikumist. Kui ma tulen sissepoole, ma võtan ennast lahti, sest seal ei ole vaja enam. Aga mis meil Eestis praegu toimub? Meil pannakse siia paneelide vahele paarsada punkti ja ma olen siin keskel. Mis on esmane nõue iga turvasüsteemi kasutamisel sellisel nii-öelda kukkumiskaitsel? Köis, mis on inimese järgi, ei tohi mitte ühelgi hetkel jääda mitte ühegi katusel oleva elemendi taha kinni. Mitte ühelgi hetkel. Ja see välistab automaatselt selle olukorra sisuliselt, kus siin keskel on paar seda ankuruspunkti ja ümber selle on päiksepaneelid. Sest kui see, juhul kui inimene kukub ja see köis on seal kuskil pooletoobiselt seal paneeli vahel, siis keegi ei tea enam, mis juhtub. Võib-olla puruneb köis. Nii, siin on küsimus, et paneele saab lähemal, X põhjusel lähemale kui 3 meetrit. Millised tingimused on? Sinna jõuame. Ja, aga ma tahan selle asja nagu rääkida selgeks, et mis probleem meil on selle süsteemiga siin, sellega, mida meil kilomeetrite viisi on paigaldatud. Kilomeetrite viisi katustel ja minu sõnum siin on lihtne, ilus, kaunis asi, aga enamikel katustel on see kasutuskõlbmatu, sest ta on eluohtlik ja kui päästeplaan ei ole, siis me ei saa sinna külge panna. Paari sõnaga ma räägin, mis asi on päästeplaan ka, et me saaksime aru, et tundub mingi, et oi, seda saab ainult Päästeamet teha. Ei. Kui me võtame näiteks eramu, siis eramu puhul päästeplaan võib olla see, kuna eramu on hästi madal, eks ole, päästeplaan on see, et mul on redel, ja redeliga ulatub inimese alla võtma. Siis see võibki päästeplaan olla. Saate mõttest aru, et päästeplaan ei tähenda seda, et sul peab olema mingi kirjalik juhend. Mul vist praegu pilt ei ole käepärast, aga on olemas ka spetsiaalne selline nii-öelda kaasaskantav, ütleme nii, et
totsik, ütleme nagu seljakott, kus on sees spetsiaalne vints, et kui inimene jääb rippuma, siis pannakse talle uus köis külge ja vana lõigatakse läbi ja see vints laseb ta automaatselt alla. See kotitäis varustus maksab paar tuhat eurot, aga see ongi päästeplaan. Ainuke tingimus, mis seal on, sa pead oskama seda kasutada. Päästeplaan ei tähenda mingisugust 10 lehekülge kirjalikku asja, vaid seda, kuidas inimene saab päriselt ära päästa. Praegu on ta meil selles mõttes väga lihtne. Kukkumiskaitse standard teeb see asja natukene võib-olla selgemaks, aga võib-olla keerulisemaks, et seal tulevad muid lisanõudeid, kus peab neid dokumenti hoidma ja muud sellist, eks ole. Nii. Kas selle olukorra kohta on veel ütleme neid küsimusi, võib-olla mingit spetsiifilist äkki? Nii. Ehk siis, ütlen veel kord, kui me ajame kukkumist takistava ja kukkumist peatava süsteemi segi, ehk siis arvame, et me ei saa üle ääre minna, aga tegelikult saame, või kuidas nad töötavad, siis inimeste elud on tegelikult ohus. Ja mitte vähe. Tõsine oht, tõesti tõsine oht. Ehk siis, veel kord siin see pilt, see on vale koht. Vaatame seda süsteemi pilti veel siin kahes variandis, siis seda vasakpoolset nägite. Parempoolne on siis see valmis liin nii-öelda. Mõelge nüüd ise, niipea kui sinna ennast kinni panna, seal parempoolsel pildil nii-öelda, ja ma üritan seda paneeli siis hoolda sealt servast. Niipea kui ma lasen selle köie enda järgi pikem kui meeter, nii ma igal juhul saan üle ääre kukkuda ju. Ei ole mingit üldse variantigi, et ma saaks kuidagi ohutult olla. Pluss praegusel juhul, kui seal isegi oli see käimisruum, siis nüüd see trossi, ütleme see turvasiin sealt, turvaliin, sinna pigem koperdad juba. Ja siis sa ei tahagi seal olla või sa võtad selle üldse ära ja nii edasi, et tegelikult me tegime asja hullemaks. Et see on see reaalsus ja see ei ole mitte üks objekt, aga neid objekte selliseid analoogseid on kümneid ja sadu. Kus me räägime, et see süsteem on paigaldatud paarkümmend sentimeetrit servast. Ja kõik arvavad, et see on hea ja turvaline. Ei, see on kasutuskõlbmatu. Sellepärast, et see on eluohtlik. Veel üks ekstreemne näide. Panin teksti juurde, et saaks aru, mis siin toimub. See jookseb paneelide alt läbi. Aga kes vähegi teab, siis inimesel on, eks ole, traksid seljas. Inimesel on traksid seljas, eks ole, ja köis on läbi ja kui ta nii-öelda sealt sellest, siin siis panen pilli tagasi, ja see jookseb mööda seda turvaliini, jookseb ju köis tal järgi nii-öelda, kui see on läbitav süsteem. Ja nüüd äkki lihtsalt, ega ta sinna kõhuli ei viska paneeli alt ju läbi ei rooma koos selle köiega ju. Ja see on projektijärgne paigaldus. See on päikesepaneelide ja kukkumiskaitse mõlema projektijärgne paigaldus. See oli projektis. Keegi joonistas selle sinna. Ilma, et aru saaks, mida ta teeb. Ja siin ma tahan teile veel kord öelda, palun, ärge joonistage neid asju, kui te ei tea, kuidas see töötab. Võtke ühendust nende süsteemide maaletoojatega. Nad annavad teile tasuta nõu, konsulteerivad teil iga objekti puhul. Iga tootjasüsteem on natukene erinev, aga see, mis ma teile täna räägin, see on üldine. See tross ja angurduspunktsüsteem üldjuhul paar meetrit servast. Lähemale ei saa seda paigaldada. Mitte ühegi tootja puhul. Ja kui te seda põhimõtet teate, siis te ei saa mitte kunagi teha nii, et te kas projekteerite või paigaldate selle liini meetri või 50 sentimeetri peale või lausa parapeti peale. Sest te saate aru, et te seate kellegi elu ohtu. Nii. Ja siin juures on üks probleem veel, väga spetsiifiline Eesti probleem. Et üks asi, et me paneme selle süsteemi
teine probleem on see, et need süsteemid on sisuliselt peaaegu kõik kontrollimata. Peaaegu kõik. Ja mida see siis tähendab? See tähendab seda, et Euroopa selle kukkumisstandardi nõue on, et iga aasta kontrollime ja iga tootja seda ka nõuab. Selline süsteem, selle ankurduspunkti ja trossiga süsteem peab olema iga aasta kontrollitud. Antud süsteemi, mis te silti näete, mina panin selle paika aastal 2021. Ma olen täiesti kindel, et seda ei ole mitte keegi siiamaani kontrollinud. Nii nagu kümned ja sadu teisi samasuguseid, mida kõik on siia paigaldatud. Ja mis see siis tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei tea, kas see päriselt töötab ja toimib, kuigi see seal asub. Mitte keegi. Ja seega ei tohi mitte keegi ennast selle külge kinni panna. Mis siis, et see seal asub? See on, ühesõnaga, me paneme siia kaks probleemi kokku ja saame ühe väga suure probleemi. Siin on küsimus, kes peab süsteemi kontrollima. Süsteemi peab kontrollima siis maaletooja poolt volitatud inspektor. Näiteks mina olen üks selline inspektor, kes võib neid süsteeme kontrollida, erinevate tootjate omasid, enamikku, mis meil siin Eestis on. Ja ega neid inimesi palju ei ole, aga te võite alati maaletooja käest küsida, kes seda teeb. Ja siin on selle kontrolliga üks keeruline asi. Et ma panen teile järgmise pildi siia. Ei ole dokumentatsiooni tihtipeale isegi, kuidas see süsteem paigaldati. Kas see on üldse õigesti paigaldatud? Sest et paneme nüüd jutumärgid. Ma avaldan teile suure saladuse. Väga paljud need süsteemid on paigaldatud tegelikult inimeste poolt, kes päris täpselt ei tea, kuidas seda paigaldada. Et tal on toodud need asjad objektile, pange kinni, näed, jupid on siin, aga me tegelikult ei tea, kes paigaldas. Et see, minu nägemuses järelevalve pool võib olla natuke nõrk. Me peame see peab olema, mis ma tahan öelda, et ma usun, et inimesed on kõik tegelikult selle asja õigesti paika pannud, aga meil peab olema nagu endal sisemine arusaamine, et ükskõik, kes seda teeb, sinna paika paneb, et niipea, kui sa seda sinna asetad, sa pead kõik tegema nii, nagu tootja on ette näinud. Et ei ole mingit isetegevust, sellepärast, et inimeste elu on ohus. Ja näiteks praegusel juhul, kui te vaatate siin seda konkreetset alusplaati sellele turvasüsteemile, mis sinna läks, siis seal peab olema 12 spetsiaalselt tootja poolt ette nähtud kinnitust. Ükski tootja ei luba mitte mingisugust muud kinnitust kui ainult seda, millega see süsteem on testitud. Kui mul kaob üks kinnitus ära sellest komplektist või läheb katki, mis iganes, ma ei saa minna ehituspoodi osta suvalist kruvi või tüüblit sinna asemele. Ma pean minema tootja juurde ja võtma õige toote asemele ja panema neid õige arv, nii nagu tootja on ette näinud. Mitte mingisugust muud paigaldusvarianti ei ole, sellepärast, et seal on inimeste elud mängus. Ja seda ma ikkagi, iga koolitus ma kordan seda uuesti üle, sest et mõnikord mul on tunne, et süsteemist pannakse, et jah, paneme nad lihtsalt ära, nad peavad olema. Umbes sama loogikaga nagu, et nüüd on olemas, nüüd saab sinna ennast kinni panna. Kumbki loogika tegelikult ei tööta. Et see on üks hästi keeruline koht. Ehk siis, päriselt on nii, et peavad olema pildid iga ankurduspunkti kohta, et need on õigesti kinni pandud, pluss peab olema see kõik dokumenteeritud. Siin oli küsimus selle kontrolli kohta. Nüüd on see probleem. Okei, kas on see dokumendid olemas, kas on pildid olemas iga punkti kohta, kas saab üldse hinnata, et need on õigesti paigas? See on esimene küsimus minu kui inspektori poolt. Kas on need dokumendid olemas? Andke mulle kõigepealt dokumendid. Kui dokumendid on, väga hästi. Siis saab hakata edasi minna, siis saab objektil juba hinnata, okei, kas need süsteemid on toimivad, kas nad ei ole rakendunud vahepeal,
ega nad ei ole roostetanud, ega neil pole mingeid muud probleeme. Aga mis saab siis, kui neid dokumente ei ole, mis on tavaline Eestis? Midagi on puudu niikuinii. See on muidugi halb öelda, aga paraku kipub see reaalsus olema. Et siis tuleb kõik need postid lahti lõigata, viimne kui üks ja ära kontrollida, sest siis vastutan juba mina kui inspektor selle süsteemi toimimuse eest, sest mina kontrollin või kontrollib keegi teine, siis tema vastutab ja tema peab siis need lahti lõikama, et veenduda, et need on õigesti paigaldatud. Siin on vahepeal üks küsimus. See kinnitus on ainult, kui allpool katet on tugev materjal, aga kui materjal on pehme, ma praegu ei saanud küsimusest hästi aru. See on praegu katuse pealne lahendus, kus all on tavaline lamekatuse konstruktsioon, nii-öelda see EPS ja vill ja bituumen. Analoogseid süsteeme saab panna otse ka näiteks betooni või pleki külge, et selle mõttes vahet ei ole, neid saab panna nii tootjatel on olemas nii katuse pealsed, kui siis selle tarindi peale pandavad, kui katusekatte peale pandavad ja ka katusekatte külge pandavad ja veel erinevaid variante, et neid on erinevaid versioone on tootjatel olemas, et siin ma lihtsalt toon praegu nii-öelda näitlikult teile ühe variandi siis, et kuidas see asi peaks nagu paigaldatud olema ja mis on selle kitsaskohad. Et neid võimalusi erinevaid on väga-väga mitmeid. Aga nüüd ongi asi, et enamik, mis Eestis on paigaldatud, kui nad on vales kohas, tuleb nad ära võtta ja õigesse kohta paigaldada. Suur tõenäosus, et päiksepaneelid on ees. Kuidas me lahendame turvalisuse? Ainuke variant on pöörduda ikkagi toote maaletooja poole, kes äkki õnnestub mingi lahendus pakkuda, äkki õnnestub mingi süsteem ümber mängida, et mingid muud moodi seda kasutada. Et see, et me lihtsalt praegu oleme pannud inimeste elud ohtu teadmatusest, mina näen seda väga suure probleemina. Nii, kas ma peaks siia midagi lisama? Kui te tahate midagi küsida, siis küsige julgelt. Ma vaatan siin korraks oma siin kõrval olevat slaide. Kas mul on siin midagi, mida ma teile pole öelnud, sest mina, kes ma seda teile kogu aeg räägin, või mitte nüüd just teile, aga ütleme enda jaoks ma räägin seda päris tihti, sellist sama viisi koolitust, sama stiilis, siis mulle tundub, et see on probleem ja et see teadmatus just, et ma saan aru, kui teataks, siis ei tehtaks. Et just minu sõnum siin täna on see, et nüüd, kui te teate, siis te enam ei tee. Saate aru, et okei, me peame, kui me kasutame seda süsteemi, paneme selle õigesse kohta, mingi muu süsteem, paneme sellega õigesse kohta. Aga ütleme nii, et kui see ehitus on lõppstaadiumis ja projektis on see kuhugi see kriips tõmmatud, mis on vale koha peal, siis sinna ta ka pannakse. Sellisel juhul on seda parem mitte sinna üldse tõmmata. Kirjutada projekti, et kukkumiskaitse on kohustuslik ja tuleb projekteerida koostöös siis vastava kukkumiskaitse mingi tootja või maaletoojaga või mingi siuke tekst või mis iganes, et see asi nagu õige saaks lihtsalt. Sest projekti nii-öelda lõppstaadiumis, kui hoone on juba sisuliselt valmis, seda ongi väga keeruline muuta. Sest ei ole arvestatud üldse sellega, et see kukkumiskaitse õigesse kohta paigaldatakse. Nii, siin on küsimus, aga kas on kokkupuudet ka selliste lahendustega, kus turvatross on juba integreeritud päiksepaneelide raamide külge? Jah, need lahendused on olemas, üldjuhul ta ei ole siis turvatross, vaid ta on pigem see jäik siin ja see on päiksepaneelide küljes. Eestis saab ka neid osta maaletoojate käest, seal on omad tingimused, seal on need tingimused, et peab olema neid päiksepaneele piisav arv, et annaks selle nii-öelda kaalu välja, mis on ette nähtud, kui midagi juhtub, et siis ta ei liiguks, eks ole, või alla ei kukuks see kogu süsteemiga. Ja ta on ka kallim üldjuhul, kui see eraldi paigaldatav süsteem. Aga see annab kindlasti võimaluse selle, et paneele mahub jällegi rohkem, kui seda süsteemi on vaja kasutada. Et seal on nii plussid kui miinused. Siis mul just ei ole pilte käepärast, mul kuskil siin on, aga ma hetkel ei otsinud selleks koolituseks neid välja, et ma võin joonistada. On ka olemas põhimõtteliselt analoogne süsteem, et ütleme, kui siin on see, ütleme,
paneel on siin, paneel on siin, on ju, see on juba paneeli see nii-öelda see jalg, on ju, või see siin, ütleme, katus on siin allpool, siis siin küljes on see, mis oli, on käsipuu nii-öelda, ütleme, mõistame natuke ruumilisemaks. Et siin küljes on selline 3-meetrine käsipuu, mis liigub kaasa siis sellega, et praegu ta nii-öelda lõige on ju, kui me siis eest vaatame, siis ta on, siin on selline pikk käsipuu lihtsalt, eks ole. Ja see paneelid on siin taga ja see liigub nii-öelda kogu selle ühes servas kaasa. Et igas servas on siis see reeling nii-öelda, kaasa liikuv reeling, ei olegi mitte pikk reeling, aga on selle nii-öelda tööalas kaasa liikuv reeling, liigutad seda rullide peal kaasa. Ka sellised lahendused on tegelikult olemas. Aga me lihtsalt tihtipeale Eestis ei tea neid. Nii. Ehk siis selle reelingu jutuga me jõuamegi järgmise süsteemini, milleks on kukkumist ennetav ehk tõkestav süsteem. Ja see ongi piire. Piirde kõrgusnõue katuse pinnast on siis 1–1,2 meetrit. Mitte 90 sentimeetrit, vaid 1 meeter kuni 1,2. Sinna vahemikku peab see piire jääma ja see on reaalsuses, ütleme nii, et kõige parem lahendus. Esiteks, miks? Ennem oli küsimus, et kas saaks kuidagi paneeli lähemale, kui see 2 või 3 meetrit? Jah, saab, piirde abil. Niipea, kui paigaldada piire, on paneelide servast kaugus 1 meeter. Ehk siis muutub täiesti reaalseks meil, kus meil see pilt oli. See parempoolne pilt, eks ole, et praegu seal on 80 sentimeetrit, liigutame veel sutukese või isegi häda pärast, ma täpselt ei mäleta, palju seal see vahe oli, et saamegi sealt paneelide vahelt, kui vasakule poole panna reeling parapeti peale natuke juurde, siis me saamegi seal liikuda ja me saavutame tegelikult selle turvalisuse. Me täidame kõik vajalikud nõuded ära. Selle asemel, et panna meile seda kasutuid ankurduspunkte ja trossi sinna jalgu, oleks selle objekti ära lahendanud parapeti pealse piirdega, seal võib-olla 50–60 sentimeetrit kõrge, oleks olnud nõue täidetud ja kõigil oleks sellel katusel tohutult palju ohutum liikuda. Et nii. Lammekatustel on ka piksekaitse, mille kohta on omad nõuded, mis siis, kui need istuvad omavahel turvatrossiga. Selles mõttes nad ei tohi otseselt kokku minna, aga kukkumiskaitsel on see nõue, et ta ei saa olla kõrgem kui 30 sentimeetrit katuse pinnast, just sellepärast, et ta ei hakkaks piksekaitsena tööle. Et hetkel need piksekaitse ja turva kukkumiskaitse lahendus, et see tuleb meile kukkumiskaitse standardisse, aga hetkel on see veel, ütleme nii, et kõigi jaoks selline tume maa, minu teada, mida on halb muidugi öelda, aga jaa, mõnikord on tehtud ka seda viga, et on see kukkumiskaitse on siis ühendatud piksekaitsega. Minu teada on ka süsteeme, mis on selleks nagu lubatud, aga siis peab olema tootja eraldi luba, et jah, see saab ka sellele töötada. Aga kui sellist dokumenti ei ole tootjal, siis seda kindlasti teha ei tohi. Aga jah, see on, ütleme, selline suurem siin teema, et kuidas seda siis kõik sinna standardisse kirja saada, kukkumiskaitse standardisse. Nii, kus ma juttu käin? Jah, et see piire võib olla nii püsiv, kui võib olla ka teisaldatav, ajutine, aga mina ütlen küll, et mõistlik on teha püsiv piire. Mis on selle püsiva piirde eelis? Toome kõigepealt see puudus välja, mida kõik nimetavad, on see, et aga see jääb ju näha. See jääb näha, kui sa väga kaugelt katuselt vaatad, katusele maja lähemal liigud, tegelikult see ei paista ja kaugemal ta on peenike, tegelikult ta ei jää eriti näha. Kui me vaatame parempoolset pilti, siis see maja asub Sakus, kortermaja ja kõik, kes sõidavad Männiku teelt Saku poole, see jääb paremat kätt. Ma ei ole küll kuulnud, et kõik möödasõitjad kurdavad, et küll on kole piiremaja. Aga sinna tehti õige lahendus, see ei ole ühe sama maja pilt, ütleme nii, et oleks aru saada. Et see parempoolne pilt,
seal tehti Eestis õiges lahendus. Seal ei mahtud muud, seadmeid tuli palju, oligi kortermaja renoveerimine ja lahendati parapeti pealse piirdega. Parapet oli seal pool meetrit ja teine pool meetrit pandi siis seda piiret juurde. Loomulikult see eeldab seda, et siis parapet peab olema piisavalt tugev. Ja maaletoojatel siin on neid lahendusi olemas, nii parapeti pealsed kui siis ka otse katusesse minevad ehk siis pikemate postidega või katuse pealseid lahendusi, nii et katusesse ei tehta auke, aga siis ta muutub pindpaigaliseks jällegi, mis tekitab automaatselt selle nõude, millest ma räägin siis siin selle päeva alguses. Ehk siis, kui tugev on see soojustus, kas selle peale saab panna raskusega pindpaigalisi, ehk siis raskusega piirdeid, sest sellisel juhul on see piire juba pindpaigalis. Et need on kõik need kohad, mis tegelikult tuleb juba projekteerimise faasis läbi mõelda, aga kahjuks tihtipeale on jäänud nad nii-öelda poolikuks need mõtted võib-olla ja siis ehitaja kõige ehituse viimases faasis üritab midagi seal teha. Ja kui hästi või halvasti see õnnestub, see on juba tihtipeale suur küsimärk. Ja muidugi alati ma küsin ühte sama asja, keegi ei ole siiani suut vastust anda, et kas Eestis läheb see piire siis kõrgusmärgi sisse või ei lähe. Ma küsin teie käest ka. Ja vastuseid tuleb seinast seina. Osad ütlevad, et läheb kõrgusmärgi sisse, osad ütlevad, et ei lähe. Ja osad ütlevad, et seal on mingid erinõuded, millal ta läheb ja millal ta ei lähe. Ja kui keegi teab õiget vastust, siis võiks mulle ka anda õige vastuse, sest mina olen kuulnud kõikvõimalikke versioone ja ma siiamaani ei tea, mis läheb. Mul on pigem tunne, et osades kohtades võib nii-öelda, et ei lähe kõrgusmärgi sisse ja osades kohtades läheb. Võib-olla see on vale arvamus, ma ei tea. Et kui keegi teab, võib chati kirjutada või suuliselt vastata, et väga ootan sellist vastust. Et kus ma selle mõtte käin, et mõtlen, mis ma teile veel tahan olulist siin öelda selle kohta, et mis on selle piirde eelis veel. Kui me ennem rääkisin, me peame seda kukkumiskaitsesüsteemi, seda ankuruspunkte ja neid kõiki kontrollima. Piire läheb teise standardi alla ja seda ei pea iga aasta kontrollima. Mis tähendab seda, et see muudab selle piirde pikas perspektiivis odavamaks. Kuigi ta võib-olla alguses isegi oli natuke kallim, kui see võib-olla see trossiga lahendus panna, siis pikas perspektiivis on piire tegelikult hea lahendus. Ja samamoodi on ta sellepärast hea, et kellelgi ei pea olema eraldi väljaõpet. Põhimõtteliselt igaüks saab sinna minna, kuna ees on piire. Niipea, kui meil on see mingisugune siis see variant, kuhu me peame rakmed selga panema, siis on vaja inimesel väljaõpet. Paraku Eestis on reaalsus ka see, et osad ehitajad ei oska rakmeid selga panna, kel on seda vaja ja pannakse tagurpidi ja mingid igast muid nalju tehakse. Ja see on ka Eesti reaalsus. Et katsume ka seda muuta paremaks tasapisi. Aga piire võtab selle pinge maha. Alo Karu, kes teile tuleb järgmine nädal siia rääkima, siis tema tahab alati, kui ta välismaal käib, ta tahab alati minna kõigile katustele ja teha hästi palju pilte. Aga enamikele katustele teda ei lasta. Mis pärast? Sellepärast, et on nõuded. Seal ei ole piiret, seal on võib-olla ongi see trossiga lahendus, sul on eraldi luba, eraldi väljaõpet, sa saad sinna minna. Eestis paraku on reaalsus see, et uks on lahti või luuk on lahti, siis saab üles ja probleemi pole nii-öelda. Paneme jutumärgid, probleemi pole. Tegelikult probleem on, aga lihtsalt keegi ei saa aru, et on probleem veel. Aga täna ma soovingi teile natuke siin väikse info anda, et kõik ei ole nii lihtne ja roosiline võib-olla. Nii, kukkumiskaitse piire kaldkatustel ja turvatross. Sisuliselt neid samu süsteeme, neid trosse, ma vaatan, kas mul saab panna ka kaldkatustele. Ma korraks vaatan, kas mul vist siin selles materjalis, jah, sellesse materjali ma kaldkatuse pilte ei panda, aga ma vaatan kiirelt, kas ma leian teile mõne. Seni võite küsimusi esitada. Vaatan kohe mõne kaldkatuse pildi.
tõstan teile siin, vaatame, paneme ekraani siia, ma tõstan teile ühe teise loengu, ma tõstan teile Urmase esitluse siia praegu, vaatame. Ma ei hakka neid slaidideks suureks laskma selle mõttes, et vaatame siit samast nii-öelda. Et nüüd ma pean ise ka suuremaks tegema, mul on siin see väga pisikene. Et sisuliselt siin on nüüd näha seda lahendust, ma ei võtnud neid konkse kaasa katusele paigaldamise konksed, näiteks kaldkatustel on olemas sellised põhimõtteliselt sama põhimõte, mis on siin see, mis on meil siis see, mis on meil see jalg siin näiteks, et aga siin otsas on lihtsalt selline turvaaas nii-öelda ja käib samamoodi siis roovituse külge ja lisaroovi külge, mis on nagu õigesti kinni paigaldatud, siis sama põhimõte, et üles serva, ehk siis siia näiteks antud juhul, siin sellisel juhul üles serva saab panna näiteks sellised aasad sisuliselt. Või, ma vaatan siin all näiteks, seal on luuk, eks ole, ja seal on tegelikult täpselt seesama trossiga lahendus. Vaatame siit veel mõne slaidi, kus mul see hiir on, ma pean siit ennast ekraani suuremaks tegema, siis ma näen ka, mis ma vajutan. Nii. Noh, siin näiteks ilma siis trossita nii-öelda kohtpaigaldus, aga siin on näha ka need punased on nii-öelda need ohualad. Et kus need ohualad nii-öelda on. Et kui me paneme ainult nende nii-öelda punktidega. Või noh, võime siit veel mõnda vaatame näiteks siit. Siin on nüüd kaks varianti, et kui suur on lumekoormus, eks ole. Et kui me paneme selle, kui kaldkatus on nii-öelda ja me paneme selle trossiga lahenduse, et kui me paneme selle sinna nii-öelda katuse keskele, siis hakkab tööle nagu lumetõke ja võib selle süsteemi ära lõhkuda lihtsalt. Et selliste asjadega peab ka arvestama kaldkatuse puhul. Kui lamekatuse puhul seda ohtu ei ole, siis kaldkatuse puhul võib see oht täiesti reaalne olla. Et sellised pildid, selline info kõik meil tegelikult sinna ka sellesse kukkumiskaitse tulevase standardisse tegelikult tuleb. Et noh, ligipääsu, kõike seda, eks ole, et siin laenan praegu Urmase materjalist. No siin on ohualad tegelikult hästi näha. Et kui me kasutame, meil on nagu, enne ütlesin näiteks, et kui me paneme ühe punkti keskele, siis see ei tööta, aga see sõltub katusest. Kui meil on selline väike katus ja see katab näiteks enamus ära, siis siin on näha, et see üks punkt on parem kui näiteks 2, sest 2 katab väiksema ala ära. Et ohuala on suurem. Et seetõttu ma ütlen alati, et võtke mõne tootja või selle süsteemi maaletojaga ühendust, tehke nendega koostööd, nad annavad teile väga head tasuta nõu, et kuidas seda asja lahendada õigesti ära. Et iga kord pole rohkem kõige parem. Jah, siin rohkem ei olnud täit pilte. Okei, ma võtan selle siit teist tagasi ära. Nii. Okei. Et oota, kui küsimus, ma kohe vaatan, kui on küsimus tekkinud, mul hetkel on siin teised ekraanid ees. Kohe vaatame. Hetkel ei ole. Hetkel küsimust ei ole. Nii. Mul vähemalt ei näita. Okei. Okei, aga läheme siis tasapisi edasi. Et kes märkab ekraani peal midagi, siis peab sellega tegelema, eks ole, et koguda punkte. Ja kuni te seal natukene täidate, ma vaatan mõne toreda slaidi teile veel.
Nii, tegelikult ma näitan teile pilte, pildid ikkagi tavaliselt meeldivad kõigile, et siis on nagu informatiivsem. Kõige parem vaatan, mul oli kuskil veel üks pilt. Üks pilt. Seda pildi tahtsin jätta. Vaheta ära nüüd. Nii, panen teile siia pildi. Ja see on nüüd see paneelide paigaldus, siis nii-öelda see ehitusaegne paigaldus. Ja see on ka asi, millele tegelikult ei pöörata piisavalt tähelepanu, eriti just lamekatuse puhul, kuhu põhiliselt need paneelid lähevad. Parema poolda näete siis suurt virna neid tänavakive, mis tekitab täiesti planeerimata liigse koormuse sellele katuse osale. Et tõenäoliselt saab see koht kahjustada. Kui palju on iseküsimus, kas ta muutub, tekib sinna lohk ja vesi seisma, raske öelda. Kui on väga, sõltub katuse konstruktsioonis, kui on mingi kergkonstruktsioon, siis võib midagi hullemat juhtuda, aga üldjuhul ei ole siin meil juhtunud. Aga tõenäoliselt katuse kate, selle soojustus ei ole piisava suure tugevusega, sellist koormust taluma on tegelikult väga suur. Et päiksepaneeli paigaldajad kahjuks reaalses elus ei mõtle sellele. Et nad ei või tekitada tohutuid tonne ühte kohta tõsta asju hunnikusse katusele. Et see on asi, mis on nagu täitsa nii, et kedagi ei huvita. Mul on niisugune tunne. Nii, mul üks pilt veel, mis ma tahtsin näidata. Siin. Et kui paneele paigaldatakse, siis ega ju kui midagi juhtub, ega siis ju teada ei anta. Ja see põhimõtteliselt selline viga on seal nii kaua või ka mitu, kuniks siis all tilkuma hakkab. Ja mõnikord võib minna selleks üks päev, mõnikord nädal, mõnikord mitu kuud, enne kui vesi alla jõuab ja siis on küsimus, et kui palju on see katuse konstruktsioon saanud kahjustada. Et ka need on paraku reaalsed olukorrad. Sellest, et kogu katuse pind on pärast kruve ja mingeid muid asju täis, see on nii tavaline, et isegi ei ole mõtet mainida, kuigi seda ei tohiks olla. Ja kõik see mõjutab lõpuks seda lõpptulemust, mis me oleme sinna katuse saavutanud selle päiksepaneelid ja kukkumiskaitse ja kõige sellega nii-öelda siis kõike seda üritanud sinna panna, et me saaks hea asi, aga ka selle lõpp-produktile ikkagi tuleb tähelepanu pöörata, kes selle sinna valmis teeb ja kas see saab ka hästi tehtud. Nii, kas siin on? Nii, siin on üks küsimus. Loen selle ette. Kõik näidispildid, mida näitate, on paneelid lõunasse ja kuskil pole tuuleplekke, paneelid katusel nagu suur puri. Jaa, väga hea tähelepanek. Pildid reaalsest elust, mitte paigaldusnäidistest. Õnneks pannakse ka ikkagi neid tuuletakisteid ja pannakse ka paneele siis ida-lääne suunas, aga oluliselt vähem paraku. Minu meelest ida-lääne suunaline väga hea paigaldus, see võtab selle päevase kõige suurema piigi maha ja annab õhtul ja hommikul siis tegelikult sama või mõnikord isegi parema tulemuse välja. Aga jaa, tuulekoormus on täiesti eraldi teema ja ma usun, et ma sellesse ei peagi eraldi laskuma, et ma arvan, Alo Karu 2 järgmisel nädalal teile sellega vett ja valu annab, et räägib teile tuulekoormusest ka kindlasti, kuidas kõike seda mõjutab, et ma tean, et ta sellest üldjuhul räägib. Aga tõesti, me ei mõtle sellele peale tihti, et mis see tuul seal teeb. Tuule probleem ongi see, probleem on siis, kui tuul hakkab päiksepaneeli liigutama. Et üks asi on see, et ta liigutab neid natukene pidevalt. Ja juhul, kui on vähekene suurem tuul, siis liigutab täiesti paigast ära.
et raskused ei pruugi olla piisavad. Ja noh, kui me siin neid raskuse pilte ka vaatame, et kuidas või mingil objektil, kuidas ja nad seal paigaldatud on, et nad on kinni selle, mis ta nimi nüüd on, selle plastmassist selle vitsaga, siis see ei ole jätkusuutlik lahendus. Natukene päikesekiirgust sinna peale ja see vits on aasta pärast või hiljemalt 2 pärast katki ja kivid mööda katust laiali. Et see, et päiksepaneel muutub purjeks, on ka paraku reaalsus. Võib nii eemale puhuda kui peale suruda, et mõlemad variandid on täiesti reaalsed. Küsimus. Aina rohkem kogub populaarsust fassaadi kinnitusega paneelid, kas see tuleb jutuks? Täna ei ole plaanis ja mul on küll nendest pilte olemas, eelkõige mõnest messidelt, aga ütleme nii, et ma võin selle kohta nii öelda, et minu nägemuses on fassaad hea koht, kuhu seda paigaldada, neid paneele, aga võiks, aga nad Eestis on ka väga vähe levinud, et olen neid messidel vaadanud, neid näidiseid ja meil on ka läbipaistvad paneelid olemas. Näiteks murukatuste jaoks, et kui saab panna nii, et on paneel, on üleval, murukatus on all ja paneel on tegelikult läbipaistev, ka sellised lahendused on olemas. Et igasugused asju on juba olemas, et see tehnoloogia areneb tegelikult pidevalt, et iga aastaga tuleb uusi tooteid välja, et praegu, nii palju kui mina aru saan, põhiteema on see, et kõik piire on päiksepaneel. Igasugune klaaspiire on päiksepaneel. Käsipuu, mille vahel on klaas, on piire, siis rõdupiire on päiksepaneel, kõik on päiksepaneel, kuhu vähegi saab seda panna ja samamoodi tegelikult see fassaad muutub ka selleks. Aga fassaadil tekib kindlasti see tuleohutuse küsimus ja siis ma arvan, et need meie populaarsed krohvfassaadid sellele võib-olla ei kvalifitseeru, aga mul täpsemad andmed puuduvad, lihtsalt praegu lambist pakun, et võib-olla siis ei ole see piisavalt turvaline. Nii. Okei, aga läheme siis vaikselt edasi. Nii, vaatame, kus mu slaidid siin jäid. Ja loomulikult, kui on veel küsimusi, küsige julgelt. Slaidid on kuskil alla jäänud. Aktiveerime. Ehk siis veel kord, ka Lääne-Euroopa läheb rohkem selle piiride poole. Et ka sinna nemad projekteerivad ja ehitavad rohkem juba neid piirdega lahendusi just seetõttu, et pikas perspektiivis on ta soodsam ja ta on ka turvalisem. Et hetkel meil veel seda piiret kardetakse, kas siis väljanägemise pärast või selle kõrgusmärgi pärast või mõlema pärast, aga annan kõigile siinkohal sõnumi, hakake juba mõtlema, hakake vaatama, kuidas sobiks või kasutada sellised piirded, mis on ajutised, nii-öelda üles tõstetavad, saab alla lasta, üles tõsta, et need erinevad variandid on olemas, lihtsalt see liigutatav piire on nõksa kallim, eks ole, nagu loogiliselt võttes. Et piire annab lihtsa turvalisuse ja võimaluse panna põhimõtteliselt katusepaneele täis. Muidugi tuleb järgida neid muid nõudeid, mis on esitatud, et muudest elementidest seal meeter või 2 sõltub asjast on ju eemale, aga põhimõtteliselt meetri kaugusele välisservast saab siis paneele panna südamerahuga. Et teeb selle asja lihtsaks. Ja selle slaidi teema lõpetuseks paneks siis selle pildi veel, et milleks autole siis turvapadjad, kui saab ka muud moodi. Et see turvalisus, õigemini ma ütleks, et katustel, eriti lammekatustel on see võlts turvalisus praegu väga laialt levinud. Et me kõik mõtleme, et auto peab airbag olema ja parem, kui need on 8 või 12 või veelgi rohkem, sest äkki läheb vaja. Tõenäosus, et me ei pea seda kunagi, ei pea vaja minema, on ju väga suur ja hea, kui ei pea. Et me ei sõida ju kummirõngas ümber kõhu. Et samamoodi on selle muu hukkumiskaitse varustusega, selle süsteemidega, et paneme õigesse kohta ja loodame, et neid ei ole kunagi vaja.
aga me saame neid kasutada, nad on turvalised, nad on õiges kohas. Et see teeb selle elu palju lihtsamaks. Nii, okei. Paar sõna siis tulevikust. Ehk siis kukkumiskaitse standard ja selle nii-öelda esmaversioon läheb tegelikult, meil on Päästeametiga selles mõttes kooskõlastus olemas, et selles mõttes see lihtsam versioon läheb Päästeameti lehele üles, mis ei ole siin nagu täielik, aga ütleme nende nii-öelda põhitõdedega, ka nendega, mida ma praegu siin teiega täna käsitlesin, ja siis saab nii-öelda hakata juba seda järgima, neid nõudeid. Ja see kukkumiskaitse standard hakkab sisaldama nii lamekatuse kui altkatuse turvavarustus siis. Et selline plaan on. Ja ma lihtsalt toon nii-öelda draft-versioonis välja siin mõned asjad, mida te saate siis nii-öelda nende üle mõtiskleda. Ehk siis natukene mõned nii-öelda üldnõuetest ja üldse mingid ideid, et mul on nagu selles mõttes väga raske kommenteerida, kuna reaalselt on see tegelikult töögrupi ülesanne, kõik need asjad läbi töötada, kaaluda, kas meie Eesti kontekstis, kas me saame seda kasutada, kas see on õige, kas see lahendused on meil turvalised, kas nad sobivad, et nii ta on. Aga üldjuhul see standard aluseks tuleb meil Lääne-Euroopa riikidest standardid, et ega me jalgratast ei leiuta, et nemad on selle asja kõik läbi töötanud, tootjatel on olemas vastavad nii-öelda kogu see tehnika, kuidas seda asja siis kasutada, kõike seda, et selle pinnalt ta tekib meile ka Eestisse. Sest Eestis meil pole eelarvet, et kõike seda asja nii-öelda ise nullist välja tööta. Nii, ma veel järgmine lehekülg siin, ma tõin lihtsalt asju välja. Ja siin esimene punkt, mis te siin selle leheküljel loete, ongi lause, et see ajutine või kohtkindel, ükskõik kumb siis ankurduslahendus tuleb alati kavandada kukkumist takistava süsteemina. Ja see ongi just see, et ei ulatuks üle ääre. Et ei ulatuks üle ääre, see on väga oluline siin. Et neil praegu need süsteemid kõik töötavad just nimelt vastupidi. Et meil ongi see, rakendub see nii-öelda see teine punkt siin sellel lehel. Et see võib lihtsalt sellepärast vigastusi tuua, et sa üldse kukud. Rääkimata sellest, et kui ei saa ära päästa, siis on asi veel hullem. Ja praegu siin ongi see, et see isiklik turvavarustus ja see kukkumiskaitsevarustus on eraldi asjad tegelikult, et see oleks nagu ka arusaadav. Et köis ja rakmed on kasutaja isiklikud, eraldi kontrollitud ja süsteem on eraldi kontrollitud. Ja see kasutaja, kes läheb oma rakmetega seda sinna nii-öelda kasutama, ta peab veenduma, et see süsteem, mis on seal objektil paigas, et see on ka kontrollitud vastav nõuetele, ehk seal on vastav märge peal, süsteemi kasutus ei ole nii-öelda aegunud, et tal on turvaline sinna külge panna. Ja nagu te minu eelmisest jutust loodan meelde jäi, reaalne olukord on see, et enamik nendest süsteemidest neid ei saa kasutada, kuna neid ei ole kontrollitud, isegi kui nad õigesti paika pandud. Nii, küsimus, jah. Nii, vaatame küsimust korraks. Loen ette ka, siis saab ka hiljem järgi vaatajad kuulda. Kui lamekatusel on päiksepaneelid, aga ventilatsiooni või kruitsukorstnad, kuidas korstendele ligi pääseda ja neid hooldada? Kas CVS 920-5 ehk lamekatus oma on mõeldud siis ka seal selle kohta? Ja loomulikult, tegelikult see on ju meil 1,5 aastat täiesti kehtiv standard,
maksab 35 eurot ja 19 senti, kui ma ei eksi. Ja seal on kirjas siis see, et issand, ma praegu eksin, vähemalt meeter oli nendest seadmetest peavad olema paneelid eemal ja on see küsimus nüüd see, kuidas ligi pääseda? Ligipääsuks peab olemegi lahendatud see turvalahendus, nii-öelda see kukkumiskaitse lahendus. Või äkki sa täpsustad küsimust, et kui seal on paneelid, siis tihti on paneelid pandud lihtsalt nendele asjadele otsa või liiga lähedal, et sa ei saa neid hooldada. See on paigaldusviga. Aga muul juhul peabki olema ära lahendatud juba see, nii-öelda see kukkumiskaitsesüsteem sinna. Kui katust on vaja hooldada, siis peab ka olema ilma paneelideta seal see hooldusvõimalus ja turvaline hooldusvõimalus. Aga asi on selles, et kui me paneme sinna paneelidele lisaks, siis see hoolduskoormus suureneb ja see on igal juhul paneele vaja. Näiteks võiski olla olukord selline, et näiteks seal oligi võib-olla mingisugune 1-2 seadet ja meil piisabki selles, et kui me panime sinna, just nimelt sinna selle näiteks, no ütleme sisuliselt keset katust selle liini jooksma nii-öelda, näiteks luugist selle seadmeni ja läkski võib-olla 10 meetrit liini ja probleem lahendatud. Aga nüüd me panime selle katusepaneele täis ja see liin enam ei tööta, muutub kasutuskõlbmatuks ja me peame tegema ümber katuse, kas siis piirde või selle turvaliini rajame sinna katuse peale. Et lihtsalt see katuse nii-öelda hooldusvajadus muutus ja samuti muutus sellega koos siis see, kuidas me saame selle turvalisuse tagada seal katusel. Selles mõttes see lamekatuse standard seda käsitleb, aga mis on probleem, on see, et seda ei taheta mõnikord järgida. Et pigem kipub niipidi olema, sest et see tekitab ju lisakulu, kui me hakkame seal ohutusnõudeid kõiki täitma. Kuigi minu meelest ohutus on selline asi, et seda ei tohiks ikkagi eirata. Nii, kui on küsimusi, andke aga julgelt teada. Nii, mul on vist paar slaidi siin veel. Vaatame, kus meil siin on. Nii, paneme tagasi. Ja sellest slaidist rääkisin ja siis tuleb sinna ka loomulikult see, et kui meil praegu on see katused on nii-öelda kõik need lamekatused ja mingit vahet sisuliselt ei ole, siis kindlasti tulevad ka katuste kategooriad, kasutuskategooriad. Sest see määrab ka ära selle, et millist seda sama siis kukkumiskaitsevarustust on sinna vaja. Et kui on suure koormusega, on mõistlik kohe piire panna. Praegu isegi võib-olla seal palju käiakse, aga ongi mingi üks tross keset seda katust ja see tegelikult ei funktsioneeri õigesti. Igast variandid on. Et kindlasti määratleme selle ära, et saaks see asi selgemaks, et automaatselt, et okei, mida seal, kui palju seal seadmeid on või mis selle katuse funktsioon seal on, vastavalt sellele juba siis määratleda seda turvavarustuse vajadust sinna. Ja samamoodi tegelikult ka siis selle kukkumiskaitsjate enda klassid. Ja need ma võib-olla nii-öelda draft-versioonis natukene pikemalt siin välja toon. Et nii-öelda anda teile aimu, mida hakkab tulema sinna standardisse. Ehk siis klass 1, et see on selline kõige lihtsam lahendus, kus ei ole suur hoolduskoormus, tõesti väike vajadus seal mõnikord harva käia ja võibki lahendada saada mõne ankrupunktiga ainult. Et selline kõige lihtsamad vajadused, et võib-olla kord aastas on vaja midagi teha, midagi keerulist pole, et siis on klass 1. Klass 2, natukene, ütleme, rohkem vajadusega, näiteks eramutele panna sinna, siis klass 3, et nõuded lihtsalt suurenevad, ehk siis kuidas kasutada, et kuna katuse hoolduskoormus või kasutuskoormus tõuseb, siis peab ka, ütleme, see turvalahendus olema mõnes mõttes lollikindlam, eks ole, ütleme siin niipidi. Ja klass 4 on viimane, mis tegelikult on siis põhimõtteliselt avalikus alas, et sul on mingi katuseterrass, mingi muu. Et nii ta on.
üks slaid ka paigaldusnõuete kohta. Et siin see on asi, mis samamoodi sisse tuleb, kui me loeme siin esimest seda nii-öelda suurt punkti, et just nimelt kõik saavad aru, mis asi seal katusel üldse on. Ehk siis hoone tehti valmis või renoveeriti, vahet ei ole, ja see, kes läheb kas üles katusele või kas seal siis on kuskil lähedal või katuse peal, kuskil ilmastikukindlas kohas, on info selle süsteemi kohta, hoolduse kohta, samuti peab selle süsteemi küljes olema, eks ole, et see info oleks olemas, et kõik saavad aru, mis toimub, kuidas süsteem töötab, et ei juhtuks õnnetusi. Et see olukord, mis meil praegu on, kaoks ära, kus lihtsalt oleme midagi maha pannud ja see on eluohtlik. Nii, muid asju siin veel. Nii, aga see oli mul täna mõeldud viimaseks slaidiks. Kas teil on küsimusi äkki? Küsige julgelt. Minul saab ka meilide ühendust võtta. Panen siia meili marko@katuseliit.ee, võib julgelt kirjutada. Samamoodi, kui teil on soov standarditega midagi täiendada, parandada. Minu arvutis on standardite need versioonid, mis ei ole veel ilmunud. Neid me täiendame, parandame, neid vanu nii-öelda, vanades on, iga standardis on vigu. Ükskõik kui uus või värsked on, automaatselt on selles mingid vead. Ja kui antakse teada sellest, siis mina alati märgin ära, me peame järgmise selle paranduse tegema. Näiteks praeguses lamekatuse standardis, mis meil on kõige uuem, selles on tegelikult väga palju parandusi ja minu arvutis on täiesti uus versioon sellest, mis meil alles kehtima hakkas, et mina tahaks seda juba uut, sest nii palju saaks paremaks teha. Aga meil on palju teisi muid kaldkatuse standardid vaja ära uuendada enne seda, kui me uuesti sinna lamekatuse juurde jõuame. Ja samuti see kukkumiskaitse standard, muud aluskatuse standard, mis tegelikult on juba sisuliselt valmis, nii-öelda vormistamise küsimus. Et kõik need on siis tulemas. Nii. Küsige julgelt, kui on lisaküsimusi. Kõik on vaikselt. Või kõik trükivad hoolsalt. Ma ei tea, kumb variant nüüd on. Ma loodan, et kõik trükivad hoolsalt. Ütleme nii, et tavaliselt minu koolitused on, mitmed päevad kestavad. Ja täna ma tegin hästi kompaktseks selle ja ma näen, et ma oleks võinud jätta rohkem slaide sisse. Sest muidu mul on üldjuhul liiga palju slaide ja siis ma ei jõua kõigest rääkida, millest tahaks. Seekord ma mõtlesin, ma katsun, et ma ei ületaks seda nii-öelda ajalimiiti, mis on ette antud. Küsimus. Küsimus on, kas juhul, kui lamekatuse serva 2-meetrisel alale hooldama asja pole, ei ole turvalahendust vaja? Sisuliselt küll, praegu on see selline hall ala, aga võin öelda, et uude kukkumiskaitse standardisse tuleb see tingimus, et te peate selle ala ära piiritlema, et see oleks arusaadav, et sinna ei minda. Ja siis on ka see võimalik, jah. Et sinna asja ei ole, aga see on selgelt piiritletud. Näiteks mingi põhimõtteliselt panete mingisugused umbes nagu näitustel on need messi, need postid, et paned, et see on nagu piiratud ala. Midagi sarnast näiteks, nii-öelda, aga värvilisemat ja ilmastikukindlamat. Nii-öelda draft-versioonis oleks ta midagi sellist. Et see on täiesti võimalik, jah. Kas on veel küsimusi? Ja muidugi, aitäh teile, et osalete. Ja kui meeldis, siis minul on selle üle ainult hea meel. Et hea. Vastan hea meelega teie küsimustele. Kuulge, aga kui küsimusi ei ole, siis mina omalt poolt ütlen seda, et päiksepaneelide tulevases koolitusel saab osaleda, mis tuleb siis siin august-september ilmselt. Ja kuna see on ka mingisugune nii-öelda rahastusraames, siis see on tasuta
siis see, mis te nägite siin vahepeal, minu muud koolitust, see on paraku küll tasuline koolitus, aga see on 3 kuud, mina räägin teile siis lamekatusest. Ja see on siis kord nädalas ja see on veebi teel, sellest saab ka osaleda, kel on sellist huvi. Nii, siis kui päiksepaneelide rividest risti käigude katuse keskele teha ja rivi lõpeb 2 meetrit servast, ongi okk. Esimesel pilgul ma ütleks, et tõesti võib olla, jah. Niimoodi esialgu ma ütleks, et jah, võib olla küll. Sest kui serva asja ei ole, siis on okk. Aga alati peab vaatama selle pilguga, et kas seal servas on vaja midagi muud teha. Et ega seal mingit muud põhjust pole sinna minna, et seda kukkumiskaitse lahendust on vaja rajada näiteks mingi asja hooldamiseks. Siis võib olla ka osaline lahendus. Et näiteks kuskil on mingi seade, eks ole, ja sinna viibki siis see mingisugune kukkumiskaitsesüsteem. Näiteks trossiga läheb sinna siis see, kui on mingi konkreetne ala. Ja ülejäänud ala on selgelt piiritletud, okei, sinna ei minda. Aga see küsimusega on see asi, et praegusel juhul ei ole tegelikult meil nii-öelda see ära reguleeritud, et see on ikkagi hetkel nii-öelda tööversioon, et midagi selle kohta otseselt välja antud ei ole. Aga jah, tõenäoliselt, et ta umbes niimoodi hakkab olema, on suur. Mis hetkest tulevad uued nõuded, kui hetkel renoveerimisprojekt koostamisel, siis kuidas läheneda? Ma ütlen kohe, et aasta läheb selle kukkumiskaitsestandardiga kindlasti. Päästeameti kodulehele katsume esmaversiooni sellel aastal üles panna. Aga standardina tuleb ta kõige varem järgmise aasta teises pooles. Kõige varem. Et varem kindlasti ei jõua. Või kui nii hästi ei lähe, siis jääb ta 2027. aastasse. Ja kuidas sellele läheneda? Kui te tahate läheneda nii, nagu praegu nõue on, siis te ei pea seda üldse arvestama. Aga kui te tahate tulevikule mõelda, et see hoone saaks turvaline, siis võiks mõnda asja, mis ma täna rääkisin, arvesse võtta. Või selle peale mõelda, et kas ma saaks seda rakendada. Aga hetkel ei ole, need ei ole. Lamekatuse standardi osas on need kehtivad nõuded muidugi, need kaugused asjad, need on kehtivad. Nii palju olgu öeldud. Et see 2 meetrit servast ja need kukkumiskaitse lahendused, need lamekatuse standardis on eraldi sisse kirjutatud. Et kui te järgite lamekatuse standardit, sealt selle koha läbi loete, siis see on seal öeldud. Seal on kirjas küll 3 meetrit, aga nagu ma ütlesin, see 3 on nii-öelda see maksimaalne. Sõltuvalt tootjast on võimalik seda paneeli liigutada selle tross- ja ankurdussüsteemile lähemale lihtsalt. Aga see on juba tootjapõhine. Standard üldistab selle nii-öelda ära. Okei. Aga siis aitäh teile ja ehk siis kohtume tulevikuski. Kõik head teile. Nägemiseni.